Hommikust. Tere hommikust. Valmistad siin ajalehti ja saadet ette, on ju? No jah, vaadates kella, siis saatele veel aega, aga no midagi peab ette valmistama, jah. Midagi peab nagu tegema. Meie toimetus on täpselt selline. Mari valmistab siin uudiseid ette. Värsked uudised kõik, et varakult tuleb kõik valmis teha. Kätlin ja Liisi toimetavad siin just samuti uudiste kallal. Tšau. Tšau. Et siis see on hommikuti tavaliselt meie töö, et hommikul kella 5 tuleme juba siia, valmistame värsked uudised valmis enne saadet. Esmalt tulemegi toimetus, siis lähme alla saadet tegema. Kui nüüd hommikul kell 5 on siis värsked uudised valmis tehtud, kõik uudise katte on valmis tehtud, siis suuname alla stuudiosse. Jõudsin nüüd siis alla stuudiosse, vaatame, mis siin kaadri taga toimub, et lähme esmalt režiiruumi. See on siis Pirko, meie peatoimetajatest jõudis just tööle. Uus režiipult töötab hästi. Nii palju, kui ma seda puudutanud olen. Vaatame siis ka stuudiosse, et hetkel veel kedagi stuudios ei ole. Stuudio on tühi, aga kaameramehed tuleb ka varsti. Ja ma näitan siis, milline stuudio välja näeb. Siin on siis kokku meil 5 kaamerat kogu stuudio peale. 2 intervjueeritavate jaoks tavaliselt, siis 1 suur kraana, siis 1 relsidel kaamera ja nagu näitasin, siis veel 1 statiivil paigal kaamera. Valgustus on kindlasti laes, siin on veel kogu valguspult. On siis kella näha, mis näitab kellaaega. Et siin on näha mind. Seda näitab siis see suur kraanakaader hetkel siin nurgas. Nii, kui ta nüüd olete ära näeb, milline näeb välja stuudio, milline näeb välja režiiruum, siis lähme vaatame ka, milline on siis montaažiruum ja kus ka meiki tehakse. See on siis montaažiruum. Siin hommikuti töötab mina, täna on siis hommikul Liisi tööl. Oliver, lase veel alla. Nii, siin on siis Oliver. Lase natuke veel alla poole. Meie peaoperaator pärast on stuudios. Ei saa või? Noh, Ravi. Tehaks ilusaks sind täna? Noh, 1 kord päevas on see hetk, kus mind ka natukene ilusamaks tehakse. Muidu pean leppima sellega, et ma näen välja natuke nagu pelmeen. Muidugi, siin on igasugused mugavused tehtud selleks, et kõik saatekülalised, kes tulevad, tunneks ennast väga hästi. Et iga hommik on meil siin võileibu, head paremat lõhevõileib, minu lemmik. Ja siin on siis hommiku tugitoolid, diivanid, kus annab istuda ja mõnusalt aega veeta enne intervjuu andmist siis. Saade hakkab kohe pihta siis, nii et lähme vaatame, kuidas seda saadet reaalselt tehakse. Kuule Robi, 3 minutit hakkame pihta. Tere hommikust, on 13. detsember ja hommik alustab. Head sõbrad, tänast hommikut me alustame ühe pommuudisega, mida paljud teist on kindlasti ka kuulnud. See puudutab nii meid ja loomulikult ka teid, head televaatajad. Me ütleme otse uuest aastast meie koos teiega enam ei järka. Me ei kao kuhugi teleekraanilt. Mina või näiteks Jüri ei lähe isapuhkusele, Piret lapsehoolduspuhkusele, mina ei lähe ühte teist saadet juhtima. Aga nagu te olete kindlasti kuulnud, siis alates uuest aastast hommikust saab õhtu ja meie paneme näiteks neid hoopis magama. See on täpselt nii, nagu igast kalast saab ükskord hõbeik, igast tõugust saab ükskord ilus liblikas, igast inetuspardipojast saab ükskord kaunis suur luik ja igast autost saab ükskord Opel.
ma ei tea, kes selle siia kirjutas, aga igal juhul fakt on see, et tõesti igast hommikust saab ükskord õhtu. Ja üle. Terve aasta languses olnud Reformierakonna toetus kukkus detsembris on aga ebamäärasusele eelisel ja järgmisel ajal ning aastavahetusel. Vanalinnas näeb jalgsipatrulle tavapärasest rohkem. Veits midagi on. Hoiab silma peal ka turvaettevõtjana. Ja multika. Lisaks sellele saab ka kõik loomad juhindele või laskjatele mingid lisatasud, maksud, et kuidas nimi piirata. Tegelikult paketi lased õhku käima. Siis läks 5. No tervitus olema tagasi. Mis toimub meie kodukanalis Kanal 2? Erinevad meediaväljaanded on sel teemal spekuleerinud, rääkinud juba mitu nädalat, on ennustatud enesetappu, paljud teleprodutsendid on segaduses, ei saa aru, mis tegelikult toimub. Täna loodetavasti saame selles kõiges selgust. Tere hommikust, Kaspar Kaljas, Eesti meedia telekanalite peaprodutsent. Sa oled ka tegelikult hommikuarhitekt ja sa oled arhitekt, kes otsustas, et hommikust saab uuest aastast õhtu. Küsime otse ära, miks saab hommikust õhtu? Miks hommik viia õhtusse on põhjus päris proosaline. Ehk siis see lust ja rõõm, millega teie siin ja Piret ka, tervitusi sulle, olete televaatajaid ju igal hommikul äratanud. Meil on tunne, et seda rõõmu võiks jagada veelgi suuremale vaatajaskonnale. Ja paratamatult õhtuses vööndis on enam inimesi televiisori taga ja miks siis mitte neile pakkuda seda rõõmu? Nii nagu kuulsite, siis just täna räägiti meil siin samas stuudios, et meie saade hakkab vaikselt lõppema või see konkreetne hommikuformaat, mida me oleme siis koos septembris teinud või juba üheskoos tegelikult augustist, aga vaikselt läbi saama. Nüüd, kui hommikul saab saade tehtud, siis tegelikult hakkab pihta see päeva tegelikult suurem osa tööst, kus valmistatakse ette järgmist päeva ja see kõik toimub siis üleval toimetuses. Siia üles toimetuses ma just jõudsingi. Nii et teile vaatame. Põhitöö toimub siis siin üleval toimetuses, siin töötab Kertu, sisutoimetaja ja siis Pirko on seal taga. Et praegu meil väga palju inimesi siin toimetuses pole, sest et saatejuhid teevad just videolugusi, käivad salvestamas, nii et kedagi siin praegu pole, et suht tühjus valitseb, aga see ei tähenda, et tööd ei tehtaks, nii et lähme teeme tööd. Monteerija töölaud asub siin nurgas siis ja mis siis, kuidas meie päev välja näeb, on nii, et tavaliselt on meil 2 vahetust. Üks monteerija teeb hommikuse vahetuse ehk teeb saate ja tuleb kuni teeb kella 1 siin järgmist päeva hakkab ette valmistama ja siis teine monteerija ehk tavaliselt mina, kes just olen õhtuti, tuleb teeb kella 1 kella 9 ülejäänud päeva valmistab ette järgmist saadet. Et tavaliselt ongi vaja teha üks videolugu, saatekatted, uudisekated, nii et just seda ma praegu tegema hakkangi. Nüüd sai kogu asi monteeritud, täna lõpetan isegi üsna vara, et tavaliselt istun siin palju kauem, aga ärme lõpeta seda vlogi kohe. Nii et lähme vaatame, kuidas viimane saade välja näeb, millised on emotsioonid ja varsti kohtume. Tšau! Kätte on jõudnud siis viimane hommik. Tegemist on 85. saatega, et kahjuks 100. saateni ei jõudnud, aga lähme vaatame, mis emotsioonid see valdavad ja milline see viimane saade välja näeb.
tere hommikust, käes on 21. detsember ja see tähendab seda, et viimast korda sel aastal, aga ka edaspidi saame meie teile öelda tere hommikust, sest täna on eetris hommiku viimane saade. Tere hommikust! Kristjan, mis sa siin triiklaua peal teed? See on mu uudiste kabinetti igal hommikul olnud. Hea kõrge laud, et ei hakka selja peale. Terve blokk on ainult jõulud. Jah, terve blokk on ainult jõuluuudised, nii et lähme kuulame jõuluuudiseid. Jõuluvana käis eile Riigikogus. Sellega hommikuudised lõpetavad. Robert ja Jüri, pidage lõpuni vastu. Lähed saadet lõpetama? Jaa, esimest korda ma ei pane stuudiosse minnes seda režissööri endale kõrva, nii et ma võin teha, mida ma tahan. Ma ei kuule midagi. Kes see tuli? Piret on siin! Tere hommikust! Ja. Ärge te arvake, et ma koju jään sellel päeval. Ja kui meie saade algas siin mõned kuud tagasi, siis ma istusin tõesti vist selle sama koha peal ja selles esimeses saates mul oli ainult üks lause öelda, nii et ma saan nüüd pidulikult samamoodi umbes ühe lausega läbi. Head sõbrad, kell on 8:15 ja hommik lõpetab. Sellel ajal. Mine juurde, ta tahtis teiega. Kallista teda. Tom, teisel pool on see uue meeskonnaga, aitäh. Nii. Hans ütles, et ta ütleb ise ka midagi, nüüd ta ütlebki. Täiega ise. Ta nüüd ise ütleb midagi, Hans hakkab nüüd midagi rääkima. Nii, Hans, anna mõnna. Et selline meie hommiku toimetus oli, nii et... Selline oli. Tahate ka öelda midagi? Ei, me mõtlesime üle ära, aitäh Hans, et meile ka tähelepanu pöörad, et sa siin kogu tähelepanu endale ära ei võta. Aga me läheme õhtusse nüüd, aitab küll sellest hommikust, mis oli ka tore, aga nüüd läheme õhtusse.